Ring FM läks Tartu kesklinna, et püüda kinni mõni linlane ja küsida talt, kas kingid on juba ostetud. Ave on jahipositsioonil, vaatab, jälgib silmanurgast, näeb, tuleb inimene, haarab ja ei haara mitte midagi. Teine katse, kas nüüd ei lähe ka nüüd õnneks, inimene ruttab lihtsalt minema. Kolmandal puhul varitseb Ave inimest ja siiski inimene peatub, kas ei tule siit ka mitte midagi. Kingid kõigil ostmata. Kui linnas käib suur kingijaht, siis Ring FMi raadiomajas raadio tegemine. Seekord tõmbame eetrist korraks eemale Vahur Kollomi ja küsime temalt näpunäiteid ja nõuandeid, kuidas pidada maha hääd jõulupühad. Soovitelefoni paneme selleks ajaks automaatvastaja peale, nii et ükski soovilugu või tervitus muidugi lõpuks edastamata ei jää. See on jälle selline hea küsimus, millele nagu ma ei oskagi vastata, et tõenäoliselt see selgub konkreetselt sellel samal päeval või mõned päevad enne seda, et milline loomakene siis ära praetakse või mitte. Aga samas poodiminek on ka niisugune asi, et nagu enesetapp minna poodi näiteks 22 või 23 detsember, et ma olen täheldanud seda, et mõnikord on isegi kavala minna poodi 24. detsembri õhtul või 25. päeval ja sooritada kõik jõuluostud just nimelt samal päeval. Ma olen niisugust asja kohanud, et vahest ikka on niisugune väga lahe meeleolu ja selle üheks eelduseks on kindlasti külm talveilm, lumi maas ja härmas puud. Eriti siis, kui sa lähed veel, ütleme, et 24. detsembril astud konkreetselt kalmistule ja viid oma lähedastele mõne küünla, et see on igati ilus vaatepilt. Ma arvan, et see peaks olema piisavalt krõbe niimoodi, et kannataks väljas jalutada, aga samas oleks puud nagu härmas ja ma arvan, et see oleks kuskil maksimum 15 kraadi. Jõulujuttude juurest astume jõululaua juurde. Pühade eelsel nädalal jagab head ja paremat Ring FM. Kuula meid, osale meie jõulumängus ning võida head ja paremat.